kuidas mõtleb ettevõtja ja sellel teemal on rääkima tulnud Märt Lepik, kes on Lapikute vanemliige ja Centupi tiimijuht. Ma arvan, et lähemalt tutvustab ta ennast juba ise. Palun! Tervist! Minu poolt! Ma siis proovin täna natuke anda aimdust, kuidas mõtleb ettevõtja või vähemalt kuidas siis mina olen paari viimase aasta jooksul ettevõtjana mõelnud. Ja kutsun kõiki üles esitama kohe küsimusi, kui meil on. Ma tean, et Tarvo kindlasti seda teeb, aga ka teistel on see võimalus antud. Ja selles mõttes, et kindlasti need slaidid ja see jutt, mis ma räägin, ei ole nagu kivisse raiutud, vaid kui kellelgi on mingisugune huvi, siis me võime seda ka kuhugi poole kallutada täiesti vabalt. Ja idee poolest siis selles mõttes, et nagu natuke nagu eeldusena nagu arvestanud, et see auditoorium on siin pigem natuke IT-keskne ja selles mõttes tudengi staatuses on enamus inimesed siin. Aga hakkan siis pihta, et võib-olla sellest natuke, kes on mina. Et mina olen siis oma õpingute keskel siiamaani. Läksin 2008 aastal informaatikat TTÜ-sse õppima, lõpetanud veel ei ole. See ei olnud minu esimene kõrghariduspüüe, et aasta varem proovisin saada ehitajaks. Sellest ei tulnud nagu ka midagi välja. Aga selgeks sai kohe esimene aastal, et see ei ole õige asi ja siis otsustasin, et must peab saama IT-mees. Ja kohe sellel samal aastal 2008 liitusin Lapikutega. Olen selles mõttes olnud tudengiaktivist algusest peale, kui TTÜ-sse tulin. Alguses siis üritasin kohe Lapikute juhatusse minna, kuhu meid ei valitud ja siis olin natuke solvunud elu üle ja siis läksin üliõpilasesindusse, kus ma veetsin 2 aastat, mille lõpuks ma jõudsin siis ikkagi Lapikute juurde tagasi ja asusin Lapikute juhatuse esimeheks siis aastal 2011. Seal ma olin siis natuke üle 3 aasta ja minu käest on nagu küsitud, et miks mul jäi TTÜ ja miks ma ei ole nagu lõpetanud oma kraadi, siis ma võin vastata ausalt, et see on Lapikute pärast, et ma olin aktivist ja selle tõttu ma igapäevaselt pidevalt seadsin nende jaoks alateadlikult juba mingisugust aktivismiga seotud tegevused tähtsamaks sellest, et kas ma olen kuskil tunnis või midagi õpin või nii edasi. Et see on paraku reaalsus. Nüüd tuleb siit ilmselt kõigil küsimus, et kas ma nagu tunnen kahetsust, et ma rohkem õpingutele ei pühendanud ennast, siis kindlasti vastan, et jah, küll aga ma ei vahetaks seda, mis ma Lapikut juhtides olles või sellel teel, mille ma nii-öelda valisin, mõnes mõttes alateadlikult või siis teadlikult selle vastu, mis see tee mulle andis. Et selles mõttes olen ma kindlasti rahul nende valikutega, mis ma tegin. Siis samal ajal, kui ma olin Lapikute juhatuse liige, töötasime ka vahepeal projektijuhina sihtasutus e-tervis. Ja siis aasta hiljem õnnestus mul TTÜ tarkvaranduse Lapikute siis tarkvaranduse meeskond pani nii hästi tööle, et mul oli võimalik tulla oma päris töölt ära ja hakata siis tarkvarandusprojekte Lapikutes juhtima, nii et ma jäin nagu ise ellu, et ma ei pidanud nälgima. Ja see oli päris kihvt tunne nagu olla esimest korda ise enda peremees niimoodi, et sul olid oma tiim ja kõik jutud ja projektid ja päris lahe. Ma kunagi Peeter Ojal on selline laul nagu Vaata mind, siis ma mäletan, et ma olin kunagi 18 ja kuulsin seda lugu TTÜ-s Kurgjärvel kämpingus ja siis mõtlesin, et selline rida, et Oja ütleb, et mul on võimas firmas ja mul töötab 4 töölist ja mina olen rahul. Siis ma mäletan, et kui 18 oli, siis ma mõtlesin, et oleks nagu jube äge, kui oleks selline seis. Ja siis kuskil siis ma jõudsin sellisesse kohta ja ükspäev mõtlesin, et oi, et siin ma olen.
aga see oli niisugune tore tudengi eluaeg, selles mõttes, et olin ülikoolile ikka hästi lähedal. Õpingutega küll ma juba ammugi enam ei tegelenud, vaid tegelesin muude asjadega. Ja mis edasi sai, oli siis see, et sattusin, põhimõtteliselt võib nii öelda, et siis Silicon Valley tasemel investorid leidsid mu üles TTÜ ühiselamu keldrist, mis on ääretult ebatõenäoline, aga samas võib-olla ka tõenäoline, aga nii see juhtus. Ja tänaseni ma töötan siis Centlab Estonias, mis on startup, mis tegeleb siis manuritele tarkvara loomisega. Loome siis sellist telekapõhist lahendust, kus manur saab siis vaadata pilte, videosid, lapsed saavad manurile helistada ja nii edasi. Hästi niisugune lai platvorm, aga sellest me täna väga ei räägiski. Aga mis ma siis täna üritan nagu natuke selgitada, on see, et kuidas siis mõtled nagu ettevõtja, sest ma arvan, et ettevõtlikkus ja ettevõtja on tegelikult mõtteviisi küsimus nagu algusest lõpuni, et sa võid olla nagu kõva ettevõtja nagu Villu Parvet, aga kui sul on nagu seda mõtteviisi, siis sa oled niisugune paljas ärimees nagu klassikaga. Aga kes siis see ettevõtja on? On teil veel mingsuseid, kas keegi tahab osaleda publikust diskussioonis, et kes on ettevõtja? Ei taha, okei. Kaldun natuke kõrvale ja siis minu käest tihti küsivad inimesed, et mis on vahe, et tulen õppima TTÜ-sse, IT-d või IT-kolledžisse, et kõik ütlevad, et IT-kolledž on kuidagi nagu juba palju parem, et see on vähem seda matemaatikat ja asja ja füüsikat. Olgugi, et ma võin olla mõne õppejõu võib-olla natuke pahane, et ma siiski mõnda neid ainet siin TTÜ-sel läbinud, olen ma siiski nende ainete üle väga tänulik, sellepärast et panevad mõtlema natuke laiemalt. Ehk siis minule kui ettevõtjale, mina mõtlen nii, meeldib igasuguseid asju tõlgendada kuidagi matemaatiliselt, sellepärast et kui mingi asi on selline lihtne, või mitte lihtne, vaid selline ümar sõnades mingisuguste emotsioonidega seotud, selline pehme nii-öelda, siis on ääretult kerge nagu või raske kuidagi mõista. Et seega mina nagu mõtlen ettevõtlusest sellise skaala peale, et mis on nagu siis ettevõtja motivatsioon, kui ta tegeleb ettevõtlusega, mis te nagu arvate? Keegi tahab pakkuda? Või kuidas võiks seda siia skaalale panna, kui see on lineaarne skaala nagu ühest otsast teisele? Mis võiks olla ühes otsas ja mis võiks olla teises otsas? Ma tahan jõuda, et soovitud eesmärgi, miks ta teeb seda? A ja B. A ja B. Saamegi B juurde. Ma alustaks nagu nii, et ma paneks ühte otsa peaks raha. Mis võiks olla teises otsas? Kirg. Jah, ma arvan, et see on mõneti õige. Teise otsa ma paneksin selle, et siinpool otsas on spetsialist. Ja mida ma jõuda tahan, on see, et erinevad ettevõtjad võib siin skaalad nagu jaotada erinevatesse kohtadesse vastavalt siis sellele, et kes teeb seda sellepärast, et on nagu kirg, kes läks ettevõtluse sellepärast, et oskab midagi väga hästi. Näiteks me kunagi tegime tarkvara lahenduse üle ettevõtjale, kes oli vaimustatud tikanditest, elas Pärnus, ta oli väike ettevõte, nad tegid väga kvaliteet riietele kvaliteet tikandid. Tema on kindlasti spetsialist. Tal pole ettevõtlusest, tal tegelikult väga suurt aimugi, kuidas asjad nagu käivad.
teda nagu ei huvitadki, et temal meeldis see tikandi värk ja tema oli see väga rahul, et ta teeb neid tikandid. Et see ülejäänud oli tema jaoks nagu siuke, okei, siis teeme või et otsin mingi inimese, kes teeb, mis iganes. Siis see tegelane, kes siinpool on, et see tegelane on siis see mees, kellel ei ole oskusi, aga kes nagu enda meelest teab, mis on ettevõtlus. Et see on nagu täiesti nagu parapool, täiesti nagu teine pool. Et need inimesed, kes siin on enamasti õpivad ühes majas, mis on sealpool, 10. korpus. Aga see kogu selle asja paradoks on nagu see, et neil inimestel, kes on siin, ja neil inimestel, kes on siin, neil on üksteist kangesti vaja. Sellepärast, et nad ei saa kumbki nagu kogu selle ampluaa nagu hakkama. Et spetsialistil on vaja nagu seda ärimeest ja ärimehel on spetsialisti, et omalt nagu hakkama saada. Mis mina arvan on see, et kui sa tahaksid olla hea ettevõtja, kes on innovatiivne ettevõtja, kes ise areneb, ettevõtja, kes ja üleüldse siit võib välja lugeda igasugune motivatsiooni, et spetsialist armastab teha seda, mis erialad on omandanud, sellepärast omandas selle, kui on hea spetsialist. Ja samamoodi see tegelane siin, temale nagu 2 varianti, et kas talle meeldib nagu raha väga palju või siis talle meeldib üldse see äri ja nagu ta on sellest huvitatud. Aga see keskmine tegelane siin, kes teab midagi sellest poolest ja kes teab midagi sellest poolest, et see keskmine tegelane on see, kes paneb kogu selle asja kokku. Mina tahaksin mõelda, et see keskmine tegelane on siis see, kes on see tõeline ettevõtja, kes näeb suurt pilti ja ta suudab siis spetsialisti ja siis ka seda business poolt siis kõige paremini nagu koos näha. Sellised on minu mõtted. Aga ettevõtjatega on sellised seisud, et ega ettevõtjal, et kui sa oled ise spetsialist, siis sa saad ise nagu oma kätega midagi valmis teha. Aga kui sa ise spetsialist ei ole, siis on nagu ka raske oma kätega midagi valmis teha. Et sellepärast iga ettevõtja igal momendil tegeleb sellega, mis on kätte antud, see on ressurss. Nüüd, see on selline tüüpiline ülesanne, või mitte ülesanne, vaid selline nali kuskilt nalmkäigist, et college life, et nagu vali 2. Et kas sotsiaalne elu, sa saad piisavalt magada või head hinded, et kõike 3 ei saa. See on võimatu lihtsalt, vali 2. Ja elu tihtipeale on see, ma jõuan jälle siia tagasi, et see kolmnurk iseloomustab väga palju seda probleeme, mis elus on. See tõstke käsi, kes on autojuhid. No päris mõelda. Autojuhtidel on täpselt sama probleem. Kui auto läheb katki, siis on vaja minna remonditöö kohta. Remonditöökodas siis valid erinevaid. Siis on samamoodi 3 iseloomustust. Üks on hind, ja siis on aeg, ja siis on kvaliteet. Nüüd sul on täpselt samamoodi, et vali 2. Kui sa tahad odavalt, siis sa saad sinna kvaliteediga elab kogu aega. Kui sa tahad kiiresti, siis kannatab kvaliteet ja hind. Ja kui sa tahad kvaliteetselt, siis tihtipeale kannatab hind. Kui sa tahad mõlemad, siis kannatab kindlasti hind. Näiteks, kui sa tahad kiiresti auto korda saada, sa saad esindusse, sa saad ilmselt kvaliteetselt seda ka, maksad väga palju. Samas ma oskan soovitada kohti, näiteks kui sa võid auto remonti viia, kus tehakse väga kvaliteetselt see korda, kui see oleks võib 6 aega minna. Et see on su valik.
Ja elus tihtipeale annab selle kolmnurga peale või sarnaste selliste mudelite, graafikute peale nii üht kui teist tõlgendada. Ma arvan, et see on hea mõte või viis, kuidas analüüsida erinevaid igapäevaelulisi probleeme, mis muus osas võivad tunduda juba kuidagi keerulised. Ehk siis mina mõtlen alati nii, et ma proovin leida lihtsustades probleeme, mingisuguse reegli või korrapära, kuidas on võimalik seda kirjeldada. Ja sealt saab edasi mõelda siis, kuidas edasi minna selle probleemiga. Nii, et ma panin selle pildi siia sellepärast, et kuna ma selle mängu peale kulutasin kunagi 3 aastat oma elust, siis vähemalt ma sain ühe slaidi sellest teha. Aga siin on nagu mõte ka selles, et kui meil enne oli see skaala, et enne ütleme jah, siis see kolmnurk siin, eks ole, et vali 2, siis tegelikult on nagu see nii, et kui sa oskad jagada neid ressursse, mis sul on, siis sul on võimalik, siis tihtipeale ei ole nagu hea, kui sa jagad nüüd ühte poole kaldu. Et tuleks tagasi selle esimese skaala juurde, kus oli lineaar, kus meil pöördvõrd on siis see, et kas sa oled ühes asjas hea või teises asjas, need oma mõttes nagu igapäevaelus on pöördvõrdelised, siis tegelikult teatud olukordades, isegi väga enamuses olukordades võib olla hea, kui sul on oskusi mitmest vallast, mitte lõpmatult palju, aga kuhugi piirini. Ja seda on siis mulle selline arvutimäng, kus siis tuli jagada oma karakteri statte. Ja siis mina tegin alati sellised karakterid, meil olid sellised laiali jaotud statid, kusjuures see ei ole väga hea näide sellest, aga mis siis ikka, ma ei leidnud parem pilti ka. Ja teine asi, mis ma selle mängu juures õppisin, oli see, et aeg muudab asju. Ma õppisin seda, et kui Tarmo siin, see oli kusjuures enne Tarvo võttis selle hiljem üle, aga oli üks tegelane, kes siis, see mängu nimi on Helbert, pani selle mängu serveri Eestis püsti, see hakkas nullist jooksma. Väga huvitav jälgida sellise serveri majanduslikku elu, mis tähendas siis, et alguses oli raha hästi väärtuslik, itemid vähem väärtuslikud ja kuidagi keegi osad neile hinda panna, siis mängu nagu lõpupoole muutus raha nii väärtuslikuks, et itemeid raha eest keegi nagu ei müünud. Aga keegi sellest nagu alguses arvu ei saanud, mis tõttu siis ma võtsin ennast nagu suvalistele inimestele nagu võlgu raha eest, ostsin mulle itemeid ja siis hiljem maksin selle raha tagasi, oli nagu mingit probleemi ja seega see nagu jääd itemid. Ehk siis isegi kui sul on mingisugune valem, mis toimib täna ajas, siis see ei pruugi niimoodi jääda. Et ja ma tahaks nagu kutsuda mõtlema üldse nagu niimoodi laiemalt, et kui sa näiteks mõtled, et teeme nagu mingisuguse graafiku, eks ole, ühel tasandil ja kui sa siis mõtled, et ajame siis asjad nagu keeruliseks, teeme siia ühe tasandile juurde, et siis on nagu 3D pilt, eks ole. Siis enamik probleeme tegelikult elus on palju keerukamad, et sa ei jaksa neid telgisi joonistada, aeg tuleb selle veel juurde, kõik asjad muutuvad. Et ühelti on oluline neid asju lihtsustada, ja teiseti tuleb kogu aeg mõista, et probleemid on tihtipeale seotud ja keerulisemad. Meil on nagu tõbiseks jäänud. Siin oli paar päeva tagasi veel täitsa oht, et meil täna kokkugi ka. Aga siin ma olen. Siis ülemise slaidil oli see kolmnurk. Ja nüüd on sellest kolmnurgast teine versioon. Ehk siis mina tahan väita seda, et kui sa oled efektiivne, siis sul on võimalik seda kolmnurga paradoksi nagu natuke petta mõnes mõttes. Ehk siis kui sa näiteks õpid hästi kiiresti, siis sul jääb magamiseks rohkem aega.
või sa suhtled inimestega efektiivselt või kuidagi multitaskid või mis iganes, siis sul läheb õppimiseks rohkem aega või mida iganes, et sul on võimalik asju kombineerida ja hea ettevõtja oskab seda väga hästi, sellepärast ettevõte on Jedi. See on nagu see mõte täna. Ja siia juurde käivad erinevad oskused, näiteks ettevõtja on kindlasti väga hea delegeerija. Ei võida see, kes kõike üksi pusib, vaid oskad, kui sa oskad jagada ülesandeid ja neid mõistlikult jagada. Et näiteks 3 aasta jooksul, kus mina Lapikute juhatuse esimees, õppisin ma väga palju. Esimesed 1,5 aastat üritasin ma kõik ise pusida, ma jooksin vastu seina, ma ei jõudnud enam. Ja siis, kui ma alustasin sellega, et ma hakkasin asju delegeerima, siis ma jooksin vastu järgmist seina selle tõttu, et ma avastasin, et ma olen rahul sellega, kuidas teised inimesed need asju teevad, kui nad delegeerivad. Sellepärast, et ma tean, et ma ise teeksin paremini. Siis ma olin vihane ja kuri ja olin vahest teiste inimeste suhtes isegi ebaviisakas teatud momentidega, kui ma olin väga frustreeritud sellest olukorrast. Ja lõpuks ma sain siis aru sellest, et see on pikk protsess. Et kõigepealt need inimestega, keda sa juhid, sa pead hakkama neile need asju andma väikseid tükke kaupa, et need areneksid. Ei ole võimalik see, et sa ühel suvasel hetkel annad kellelegi mingisuguse portsu kätte ja siis ütled, et noh, et miks see siis ei olnud nii tehtud, kuidas seda nii ei saa. Et selles suhtes delegeerimine hästi oluline ja ütleme nii, et mis on väga müstiline selle juures on see, et väga mitmed ettevõtjad, kes ma tean, kes on nagu sellise ettevõtja pisikuga, siis sa võiksid ju arvata, et need inimesed on hästi tublid, et nad õpivad efektiivselt, nad õigel ajal magama ja siis teevad ja nii edasi, siis ei ole. Mina olen üks ääretult ebaefektiivne inimene ja kui keegi, päris ausalt, ma olen üllatanud, et mind on nagu selles mõttes ettevõtjana saatud mingisugune edu. Sest ma olen ääretult ebaefektiivne. Aga mis kompenseerib minu ebaefektiivsust on nagu see, et ma oskan olla teatud olukordades hästi pealiskaudne ja siis kuidagi nagu delegeerida ja see on oskus, et see, jah. Aga selles suhtes, et ettevõtja ei ole kindlasti mingi isikutüüp, et isikutüüp ettevõtlusest või ettevõtja sellisest on täiesti lahkistud asjad, et üks on isiksus ja teine on nagu need isikuomadused ja põhimõtteliselt see mindset, siis, mida siis edukas ettevõtja omab selleks, et ta läheb. Ja ma veel tahaks öelda seda ka, et miks, selle slaidini ei veel jõuan, aga miks väga paljud inimesed ettevõtteks hakkavad, see on puhtalt sellepärast, et nad on laisad. Nad ei viitsi ise asju teha. Palju lihtsam on, kui teised inimesed teevad sinu eest asju. Et see on ka niisugune mõte, miks hakata ettevõtteks. Siis järgmisena, et milline on ettevõtte suhtumine. Et see pilt võib-olla natuke ruttub ette, see pilt näitab, mis on ettevõtte suhtumise tagajärg. Aga ma tean hea näite, et äkki publik on osaleb, et on hea näite, et mina 2011 aasta lõpul alustasin Lapikutes projekti, mille nimi oli Stuuni. Tegu oli Tieto äpiga ja pidi see kindlasti 2012 kevadeks valmis saama. Alustasime 10 liikmete meeskonnaga ja võtan äpust, äpp täna valmis veel ei ole. Ja siis panen tagasi, et Sky
ilmus App Store'i niisugune äpp, mille nimi Campu, mida võivad kõik Androidi Play Store'ist alla tõmmata. Mis on tudengite tehtud. Need on siis Lapikute ka liikmed, esimene kursuse tudengid, kes tegid selle sama äpina, mida me tahtsime valmistada, mida siis terve TTÜ Tarkvara Lahenduse klubi 4 aasta jooksul ei suutnud valmistada. Nemad tegid selle siis paari kuu valmis. No muidugi väike vahe on selles, et me üritasime teha toona nagu palju keerukamat asja, nemad tegid asja lihtsas ja fakt on selles, et nemad said sellega valmis ja meie ei saanud. Et pool siin inimestest, kes on vist Lapikutega kuidagi nagu seotud, et mis te arvate, kuidas ettevõtte, millised järeldused võiks ettevõtte sellest teha? CO-vahendus. Kuidas? Et juhtide tippjuhi vahendus. Tippjuht on vahendatud. Mis veel? Õige. Ei, see järeldus on juba ammu tehtud, see õppetund sai palju varem selgeks. Rohkem keskastme juhte ja vähem töötajaid. See on natuke siuke. Kust mäta otsast läheb. Täna võiks öelda selle kohta, ma arvan seda, et tublid poisid tõid täna. Ütleks mina ettevõtjana selle kohta. Märkul on neokiini ka. Mul on ka. Ehk siis mina ettevõtjana, kui ma vaatan inimesi, kes on kadedad kellegi teise edu peale, süda tahaks. Mida on kellelegi kunagi see andnud, kui see, kui sa oled kellegi teise edu peale kade. Ma olen vastupidi, et kui keegi teine on edukas, siis ühe ettevõtja kohustus on sellest edust õppida. Ja ma arvan, et sellest kindlasti on ja no see pilt siin näitabki seda, et ettevõtja isegi sellele, et suhtub nii-öelda teiste edusse aktsepteeriv pilguga peab ettevõtja olema alati positiivne. Kui alati nägema klaasi pool täis, mitte pool tühjana. Kui alati nägema, et kuskil on mingid võimalused, mitte et kuskil on takistused. Kui olema proaktiivne ette jaoks teha. Mis te arvate, kuidas peaks üks ettevõtte rahasse suhtuma? Kus tekib tolm ja kuhu kaob raha? Kuidas? Kus tekib tolm ja kuhu kaob raha? Okay. Ressurss on vahendada. Jah, ressurss lihtsalt. Et kui sa hakkad ettevõtlusega tegelema, siis mingil hetkel sa saad sellest aru, et raha ei ole mitte midagi muud kui ressurss. Ja tihtipeale inimesed, kes ei ole ettevõtlusega tegelenud või suuremate projektidega või kus on nagu käivad läbi mingid suuremad summad või midagi, siis neil on mingisugune keskmisele Eesti inimesele või üldse keskmisele inimesele rahaga niisugune ebausalduslik suhe. Et näiteks, et ma võtan näiteks välja, võtan 50 eurot rahakotist välja ja panen selle näiteks siia laua peale. Nii. Ja nüüd räägin laulud edasi. Keskmine inimene praegu tunneks ennast nagu ebamugavalt, sest see on siin laual. Aga samas keskmine inimene näiteks ei tunneks ennast üldse ebamugavalt, et ta paneks oma telefoni siia. Kuigi üks maksab teisest 10 korda rohkem. Miks nii on?
see on nii sellepärast, et ei olda harjutud raha kui sellise asjaga. See ei puuduta ainult sularaha, vaid see puudutab ka igasuguseid numbreid. Näiteks, ma teen muidugi kõigile ettevõtetele karu teen, aga näiteks töövestlusel maksab küsida alati nagu rohkem. Aga keskmine inimene ei julge sellepärast, et tal on kompleks raha. See on nagu selline tabu teema, keegi ei julge Eestis rääkidagi, mis ta palk on või mis see number on. See on mingi asi, mida kõik kardavad mingi pärast. Mul on üks sõber, kes luges ühte raamatut. Ma üks jään selle nime võlgu, aga ma tean, et see on päriselt väga asjalik raamat. Ja selle raamatus soovitakse üks asja. Kui sul on probleem sihukese asjaga nagu raha, siis hakka ennast sellega harjutama. Tema selle probleemi ei ole, et talle meeldib lihtsalt raha, aga tema teeb näiteks sihukest asja, et tal on 4 raamatut tuleb. Tal on 4 100 eurost, selle järgselt on läheb panka need 100 eurost välja võtnud. Ta on iga raamatu vahel siis järjehoidva 100 euro. See on tema jaoks see mitu pointi andab ära. Esiteks, tal ei kaonud raamatud ära kunagi. Teiseks, ta on motiveeritud nad lugema, sest ta teab, et on seal üks on tal ühes kohas, ta on teises kohas. Ja kolmas asi on see, et kuulus sihuke, vahe seda tagasi. Kuulus sihuke ütlus, et kus on raha, sinna tuleb raha juurde. Ja mõnes mõttes on see nagu sihuke natuke klišee, aga tegelikult on selle kohta tehtud uuringuid, et see peab nagu paika. Ehk siis, kui sul on raha, kui sa oled sellega harjunud, sa oskad sellega ümber käia, siis suure tõenäosusega sa käid sellega oma tööalaselt elus hästi ringi. Küll aga ma nagu ei arva üldse, et raha on midagi, millega peaks keegi mingit viisi eputama või uugendama või siis laristama või see on natuke näljakas. Aga mis siis võiks olla ettevõtte motivatsioon? Korraks nagu mainisin. Siin on väike graafik, et miks inimesed ettevõtlusega alustavad. Ma tean, tõstke käsi, et kes nagu tahaks alustada ettevõtlust sellepärast, et olla iseenda olemus. 3 inimest, 3 poissid, et on ennast. Väga hea. Aga kes tahaks alustada ettevõtlust sellepärast, et neil on endal mingisugune kihvt idee. Okei. Kes tahaks alustada ettevõtlust sellepärast, et tahaks rikkaks saada? No vaat. Tegelikult, ehk siis, nagu see küsitlus siin näitas, keskmine inimene ei alusta ettevõtlust sellepärast, et ta rikkaks saada, vaid sellepärast, et tal on kihvt idee. Tal on mingi visioon, tal on mingi asi, mida tuleb teadus teha. Ja mina arvan, et need kõik komponendid seal olemas, et sa pead tahtma kindlasti elust edukaks saada, et olla paremal järel mis iganes. Kas ei tõu su põhieesmärk, aga see põhieesmärk võiks kindlasti olla mingi probleemi lahendamine. Ja ma arvan, head ettevõtted, selle, kes on selle skaala, mis ma siin enne siin keskel, siis hea ettevõtte tegelikult ta naudib selle protsessi, tema jaoks on kõik see huvitav, ütles. Keegi, ma kirjutasin, kes pildil on, aga keegi teab, mis on pildi peal jaaristab. Märklaud. Mingi krõudile lauda. Pildil on Simon Sineki, siis ta on joonistanud siia oma need Simon Sineki kuulsad pingid.
ja selle nii-öelda märglava mõte on see, et enamus inimesi, isegi kes on ettevõtjad, mõtlevad väljapoolt sissepoole. Kui sa küsid, millega sa tegeled, sa ütlevad sulle, millega sa tegeled. Nad tulevad sulle müüma, aga et ma tea, et ma teen jube häid T-särke, palun ostab mu T-särke, siis on väga pealiskaudsed. See on nagu siis see kõige välim käia. Enamus tegelasi isegi teab nagu seda, kuidas seda teha. Näiteks, et mitte, et umbes, et kuidas see T-särk ilusti tehakse, vaid siin olema silmas siis peetud, et miks nad teevad, nagu, et kuidas ma teen häid T-särke ja ma müün neid T-särke siin, need kanalid toimivad hästi, need ei toimi hästi, kõik. Aga väga vähesed teavad, et miks nad neid T-särke üldse teevad. Miks T-särgid varivad? Täpselt. Ehk siis väga suur enamus ettevõtjad mõtleb sellest ringist väljapoolt sissepoole, mitte sellest poolt väljapoole. Tõeliselt head ettevõtjad mõtlevad siit väljapoole, sest see, miks ma midagi teen, see defineerib, kuidas ma midagi teen. Ja siis me hakkame rääkima sellest, et mida ma reaalselt igapäevaselt teen. Aga keskmine inimene ei saa seda üldse aru, ta mõtleb siit väljastpoolt sissepoole ja hakkab defineerima heal juhul, kuidas ta teeb selle järgi, mida ta teeb. Kogu selle jutu point on see siis, et ettevõtja peab saama aru, miks ta midagi teeb. Mis on see suur põhjus, miks ma hommikul üles tõusen, miks ma lähen hommikul tööle, miks ma istun sinna autosse, miks ma lähen bussi peale. Vahetan, mida kõige põhjus. See, mis siin väljas on, see kõik jõuab siia välja. Kellegi on mingid küsimusi, mida kommenteerida. Okei, räägime padu vahel nagu edasi. No, Eestis on startup selline hästi põnev, seksikas mõiste, kõigile meeldib, kõik teevad, on startup, toode. Eestis on näha mingi 5 startupi, kes reaalselt lennutavad jalgratast. Ma ei tea nälja, need on päriselt 2 tükki on elektrilised ja ütleb ma näinud, kus sa saad sees istuda. Et ma teen skeemi, et näed, jalgratas on nagu üks ratas ja siis sina oled nagu siin niimoodi. Nagu väntad siin midagi nagu ja siis siin on ka mingi kolmnurk ühesõnaga ja siis ühesõnaga sõidab siis see välimine klaus sõidab siin. No, ja seda töötatakse välja sellises kõvas ettevõtluskeskuses Nummektori. Et mina nagu väheste füüsikateadmistega, mis mul on, võin nagu öelda, et kui see liigub sellel suunal näiteks ja see järsku seisma jääb, siis ta ei jää seisma, vaid siis ta hakkab edasi tagasi keerama. Piirutakse siit seest ja raskuskese jääb paigast ära. Aga nii nad arendavad seda palju enne. Et selline on siis see startupi elu. Enamik startup on umbes sellised. Minu meelest enamik need startup coach'id ütlevad, jah. Mis vahe on ettevõttele startup? Aga ma sinna jõuan kohe. Ma kohe tarkab.
ega selles mõttes juriidiliselt aga siis kui startupid niimoodi kõiguvad kuskil ja siis startup coach'id ütlevad, et 1/10 tuleb välja. Sorry, mehed ei tule. Võtta näiteks niimoodi näiteks, et startup'e rahastatakse siis faasid, et sul on alguses on siis nagu seed, siis sul on A-raund, siis sul on B-raund, C-raund ja D-raund. Siis siin A-raundis venture kapitalistid siis arvestavad sul niimoodi, et ühest ettevõttest tuleb suur edu. Suur edu. 2-3 on nagu ja siis ülejäänud 6 on nagu prügikast. Et nagu ei tulnud midagi välja. Mis on mehi definitsioon? Kuidas? Mis selle mehi definitsioon? Et mingi ei ole no, see on ka break even, et nad nagu ettevõtted, kui sellist ei likvideerita, nad on piisavalt eluvõimelised, et nad toidavad oma töötud ära. Võib-olla need investorid saavad oma rahasid ka kätte, aga me ei saa rääkida sellest, et sellest kuulsast hokikäb graafikust, mis läheb nagu niimoodi. Et nende kasv siuke. Nad saavad raha kätte, kõik on nagu, aga see on meh. Ehk siis, ja et siia staadiumini jõuda, ma arvan, et selles staadiumis on Eestis võib-olla äkki läbi aegade on mingi 20 ettevõtet. Üsna kümme kõlba praegu üldistan, aga ma arvan umbes nii. Isegi vähem, pigem 10-20. A-staadiumis või B-staadiumis? A-staadiumis. A-staadiumis refinantseerimise osa või on siis see koht, kus koos otsustatakse, kas nii? Ma toon siis teile oleks natuke selgem. Seda hakkan ka et ma on ajaks ikka see Seed-rounds on ettevõtluse mõistes siis põhimõtteliselt mingisugune 0 kuni sisuliselt alginvesteering ja meeskond kokku panek on siis see staadium, eks ole? Seed raha on siis alginvesteering, mis tuleb kas founderitelt või see tuleb siis early investoritelt, keda nimetatakse angel investoriteks. Ehk siis nemad on need mehed, kes panevad sulle raha alla niimoodi, et sul veel väga midagi ei ole. Täna startup siin ei ole muutunud selliseks juba, et sul peab kindlasti seed faasis olema prototüüp. Kui sul seda ei ole, see on idioot. Ehk siis muidugi seda ei ole aga sa pead põhimõtteliselt omale selle plöni nagu, kus me siia joonistada valmis tegema ja siis need seed-vennad ütlevad, et sorry, see ei tööta. Ja siis on jälle sulle. Siis A-raund on siis nagu 300 üles Eesti Eestis. See on hästi siuke regiooniti nagu erinev. Ja kuni mingisugune äkki roughly B siis see, mis siit edasi läheb, see nagu suutub nagu täiesti regioonist, ettevõtte tüübist, suurusest, investeerimispõhjusest ja edasi, aga ühesõnaga iga on siis see, et edukaks startup ettevõtte, mis kasvab siis nende eksponentsiaalselt, selles hokikäbi kõvades, eks ole, siis edukal ettevõttel need numbrid peavad pidevalt siis eksponentsiaalselt tõusma. Iga raund edasi. Võin nagu näidet tuua, et kuhu maani see välja jõub. Näiteks Uber, mis on siis, in a way, siuke Ameerika Taxify.
seal ei tööta küll taksojuhid, vaid seal iga suvane vend võib inimese sõidutada. Uber tõstis viimases ringis 1,2 miljardit dollarit näiteks. Aga siis ma ütlen jah, et selles siia vahemikku ma arvan, et Eestis ei ole väga üle 10 ettevõtte olnud. Ja nüüd ma järgin nüüd korra selle peale, et mitu startup kiirendit, mitu startup programmi Eestis on. Need on ma arvan ala 10. Iga üks neist produtseerib iga aasta ala mingid 10 startupi. Osad need jäävad veel uste taha. Ehk siis see 1/10, see hea küll, see pole isegi 1/100, mis nagu millega see jõuab mainile oksale. Ehk siis millal siis defineerida, millal startup. Mina nagu isiklikult, kuna see on nii kirjuks läinud siin, siis ma ise ütleks, et startup on ettevõte siis, kui need inimesed, founderid siis, ettevõtted, on siis ettevõtte registreerinud. Kui te istute mingisuguse idee otsas, et te pole ettevõtet registreeritud, et ma ei tea mida, siis olime, et see ei ole startup veel. Kui seal ei ole mingit finantsilist poolt taga või midagi, siis teid ei saa veel nii tõsiselt võtta, et see saaks. Kus sul neid graafikud ka, et kui startupi finantseerivad su vanemad või õppelaen või niisugust, siis ka veel ei ole kõik startup? No see on see seed round, jah. See on see seed round. Et see on öeldakse nii, vaata, et kõigepealt on sul vaja prototüüpi, eks ole. Ja siis edasi on sul vaja siis prototüüp kinnitada, nagu valideerida. Nüüd see valideerimine, selle kohta oli kõik hea pilt, lugesin, mängisin pilti, et kui sul seal startup ja sul on toode, mida ei ole veel valideeritud ja keegi on sulle raha andnud, siis kas need inimesed on rumalad, sa oled ise see inimene või on su perekond või sõbrad. Ehk siis sa võid siin opereerida sellega, et sul on prototüüp, sa kindlasti pead seda mingil moel mingit pidigi valideerima natuke, et saada seda seed round'i kätte. Aga nagu selles roundis peab sul olema nagu ikka kõva validatsioon ja kasutajad taga. Selle peale meeskond ka? Jah, meeskond, kõik jutud peavad olema. Selles mõttes sa pead olema ikka suur ettevõte, mis toimub. Et TransferWise jõudis A-ringi minu arust aasta aega tagasi sellest. Tead ma tean, ei varem ikka lihtsalt 20. Kus varem näidab, kes suur kuulus seda neid? Jah, aitab alati ka see, kui sa suudad teha prototüübi ja selle valideerida niimoodi väikses mingisuguses mahus tööle panna esimesed kliendid, kes kas või on, et toovad sulle raha sisse. Aga jõuame siis siia, mis on siis startupi ja siis selle tavalise ettevõtte vahe. Tavalise ettevõtte ja startupi vahe on see. Tere. See on startup. See on suhtumise vahe, et üks nagu seda vatsa liikusse saada. Ma arvan, et nii tavaline ettevõte, kus startup on mõlema omanikku ja ratsi mingiks saab. Erinevus on ärimudelis, et startup optimeeritud ärimudelile, mis siis kas ta töötab väga hästi või töötab üldse. Et selles on viha. Ehk siis startupi ärimudel skaleerub, ma ei ole. Ja siit tuleb siis järgmine, et need kõik, kes teevad mingisugused erinevaid toredaid tooteid, millel ei ole maailmas, suudavad võib-olla
väga huvitav kuulda selliseid pitche, nende startupide pitche, kus ei räägib, et on selline kihvt toode. Üks mõttes veel mingid trummid ja ma ei tea mingid asjad, mingid panemad. Umbes, et ta teeb trumme mingisugust teisest materjalist ja siis need kõlavad paremini ja reaalselt oligi mingi prototüübi valmistamine, tal oli mingi, ma mäletan, ta oli mingi Eesti tasemel, mingi trummar isegi neid testinud ja ta ütles, et see on väga head ja kõik oli nagu solid. Et isegi vist said sellel startup konkursil mingisuguse koha. Sest maailma perspektiivis see ei ole nagu väga skaleeriv. Et sa müüd nagu, ja need pidid olema mingid high-end trummid ja siis sa müüd neid ja siis et on siuke, kui sa räägid ka sellisest väga hea startup ideed, siis ta on siuke, et ta on nagu sa jääd tegema trummi sinna. See on kui Skype, eks, siis see trummimees ikka teeb trummi. Et ta on kihvt ettevõtlusidee ja kindlasti ta nagu tõuseb, tõesti head toode, et tuurosa suureneb, aga see ei ole nagu, see oli selline viraalne kasv selle keskmisest ühiskonnast lõikest on ta tuurosa nagu tegelikult hästi väike. Aga mis siis ma nende 3 alumise punkti juures mõtlen on nagu see, et kui sul on see ettevõte registreeritud ja siis tuleb nagu midagi teha ja siis on profit. Et vastavalt sellele, kui see on siis nagu ettevõte või startup, siis startup on lõpetada ka siin. Aga vastavalt sellele siis profitit, aga mis sa siis nagu vahepeal tegema pead. Et tulles tagasi selle 3 juurde, et mulle meelest mõelda nii, et kõiki asju on võimalik lihtsustada mingisuguse temaatilise vaeva ja siis kui sul on mingisugune ikka kuskil 6. klassis või nelas mingisugust lihtsalt algebrat teinud, kus on mingi võrrand ja kõik numbrid, muutud tees olevad numbrid on 2-ga jagavad läbi, et siis jagad võrrandi 2-ga läbi, siis läheb lihtsamaks. Et elus olevad probleemid anda lihtsamaks, siis alaprobleemideks, mis on väiksemad, need eraldi lahendada, siis on nendeni palju lihtsam jõuda. Et kui ma mõtleks nüüd seda, et mis on see küsimärk, nagu seda startupi, siis sul neid kolmnurkasid ja tandavataid võrrandeid on eksponentsiaalselt rohkem kui see tavalist ettevõtet. Kui sul on tavaline ettevõte, siis sul on väga lihtne. Sa teed mingi toodet, sa teed seda mingi turule, see on küsimus, mis hinnaga sa teed ja siis sa suudad nagu 2 lausega nagu ära öelda, millest nagu moment on. Kui sa teed startupi, siis inimene, kes teeb startupi, ütleb sulle, et me praegu proovime seda, meil on siin mingi prototüüp ja siis me teeme katseid ja siis tuleb mingid tulemused, siis me analüüsime neid, sul on neid teadmatuse suurusi hästi palju. Need ei ole võimalik kuidagi mõõta, sa pead ise leiutama pidevalt neid mõõdikuid. Mistõttu see on selles mõttes palju keerulisem, aga samas ka huvitavam, kui sa oled sariettevõte. Aga sellega ma nagu oma sellise mõttelõnga nagu lõpetaks. Et hea meelega vastaks mingisugustele küsimustele. Ma tean, ma sellist IT-ettevõtlust otseselt nagu väga hüvitsi ei puutanud, et kui kellelgi on selles osas mingisugused küsimusi, siis ma hea meelega vastan. Millises sammus Centab on? Centab on ettevõtte vahel. Nagu tean, nagu skaala, kus vahel, et see on nagu 0 ja see on 10, siis ma olen Centab nagu 7. Mis päris vahe? Tegelikult nagu ma väga avalikult sealt konsulteerin ja selles mõttes me oleme kindlasti üle 300 000. Aga me ei ole nagu selles mõttes avaldus investeerimismõistes. Et siin on ka vahe see, et startupidel need seed-mehed, need panevad raha enda taskust. A, B, mis iganes saanud, need tulevad venture capitalist firmadest, mis ei ole mitte midagi muud mõnes mõttes kui
need on nagu fondid ja edasi mingisugused tegelased põhimõtteliselt, et mingi venture capitalist, et tegelikult enne selle ei ole üldse nii palju raha. Venture capitalist paneb sinna fondi nii-öelda, et enda perse oleks paadist, paneb sinna ka mingisugune olev fondi suurusest mingisugune 1-2%, ülejäänud leiab siis sinna fondi backerid, kes sinna raha panevad ja siis mängib selle raha. Ja kui näiteks ütleme nii, et kui mingisugune capitalist firma annab sinna näiteks, ma ei tea, 2 milli siin, siis neil on tegelikult tagataskus vähemalt 10 milli, et sulle siin on. Sest kui nemad annavad sulle siin 2 milli, 10 milli ei ole, sest on mingi hea edulgu, siis neid diluutitakse välja. Mis tähendab seda, et siis keegi teine paneb B-roundis selle 10 milli sisse, et nende osalus vastavalt sellele siis tundub vähemalt. Ja siis on selline küsimus, alati mis on, mis keegi ei tea, nagu see, et palju siis mingisuses ringis nagu ettevõtte oma osalust nagu ära annab ja kuidas see protsess käib. Siis selgime, et ütleme niimoodi, et kui sul on, teeme siis hästi lihtsalt, et kui sul on alguses sul on ettevõte on ja see on näiteks 10 euro ja sa tahad minna seed round on siuke alguses on asjad siuksed hästi so-so, et seed roundis võib igasuguseid asju juhtuda. Selles mõttes selle tõttu, et seed roundis ettevõtte progressi on hästi ta on nagu A-raundi ettevõte on palju konkreetsem tükk, selles mõttes ta peavad olema palju konkreetsem tingimused nagu täidetud, peab olema ennast tõestatud, mis iganes. Seed roundis mõned ettevõtted on saanud räige summa raha puhtalt sellepärast, et nad neil on mingi kõva tehnoloogia näiteks, kuigi neil ei ole mingi prototüüpi tehnoloogia, mis siis on nagu turg null. Võin näitel teha siuke äpp nagu Jõu, ma ei tea, kas keegi on kuuluvust arvamist. Oli siuke äpp nagu Jõu. Võite üles on seda. Siuke äpp on. Siuke on vaba, üllad terve. See äpp saad sinna sõbra lisada, nagu kui mu konto lihtsalt sõbra, siis sa saad nagu Jõu nuppu ja siis teisele notification Jõu. See on kõik. See tuli umbes aastaga tagasi. Nad läksid nii populaarseks, et meil oli esimese 2 nädala jooksul. Meil oli jooksul serveri kokku ja TechCrunchis oli mitu artiklit selle kohta ja mingi investor tuli ennast neile 1,2 milli. Üks aeg vist. Ehk siis see on jälle selline maailm, et sa nagu ei saa öelda, et see on nii palju. Et see oleneb sellest, et kui sul on järsku mingi miljon kasutajad, siis su asi on millegi pärast palju rohkem, kui sa pead oskama müüa. Aga võtta näitel siis, et paljud ringid on, siis tavaliselt on ühe mingi suurus kuskil 15-35%. Tähendab, et siis kui sa näiteks ütled, võtad selle näiteks 30% vastu, siis see tähendab, et sulle jääb 7 osalust. Ja selle investoril on siis 3. Aga ettevõtte väärtus kui selline, et selle eest antakse sulle siis 3 juurde. Et ettevõtte väärtus finants nagu raamatupidamisest mõttes jääb samaks. Et kui ma annan oma ettevõttest, mu ettevõtteks 10 miljonit väärt ja ma võtan investori, kellel ma annan 30% ettevõttest, siis investori panna mulle 3 miljonit. Mida ma siis põhjendan ära selle investori, rahaga nagu head teha ja ettevõtted kasvatada. Nii, aga küsimusi veel. Kas, kui
me räägime nüüd IT-startupidest ja startupidest, kas on mingisugust üldist mudelit või reeglit selle kohta ka, et saadaks seedi ajal selleks olema investeeringuid 100 kilo, siis protsentuaalselt, kui palju kuhugi seda puutama peaks, et ma tean, ma olen neid ettevõtjaid, kes oma algkapitali panevad läbi kontoriruumide ja mingi reklaami peale uhama ja siis lõpuks ei ole raha kasutatud või toote arendust teha. Seed raha peaks meil olema väike R&D-sse. Ehk research and development. Et enamus siin on jällegi see, et kes on founder. Et eks mina ei ole Centrabis founder. Et ma olen see, kes siin Eestis selle esimese arendustiimi kokku pani, founder ja siiski see, kes on idee autor või siis nagu kaasautor, kes asutub nagu päeva number 1 pardale ja hakkab selle nullist nagu koos nagu seda ehitama, seda ettevõtet. Mina olen nagu founder ja ma olen Centrabi mõistes öeldakse, et ma olen nagu number 1 employee. See on nagu sul vahe. Et founderid tavaliselt ise endale nagu seed roundis panka ei maksa. Et see on nagu, sa pead raha peal vihama nagu idee, oma jama startupi peale või. See on nii ebaefektiivne, sa maksad omale palka, krapsad seda raha, Panamalt laenasid neile, maksad omale palka ja siis viskad nagu pool sellest aastast viskad nagu riigile, maksad sotsmaksu. No Sven Miksedele see meeldiks, aga see startupi just mitte. Mis dividendidega on? Dividendid või? Tulumaksu? No tulumaks küll, aga see pole võrreldes, sest see on sotsmaksid töötus. Kui sa oled siin, kui sa lähed üles poole, siis mõtlesid, sa oled see graafik võtta, siis selles faasis siin, põhimõtteliselt selles faasis, mis on just raamas osakulukogu, ei maksa kõigil riigile. Kus baasis te olete praegu selle kevadega? Kus me teie firma? Ma loed see kõlavat. Kui su mind, kui ma olen siin, siis sa kuuled sellest. Ma arvataks, et Transferwise on selle kõvada kuskil nii. Viimases ringis võtsid minu eest Transferwise'il oli vist nüüd C-round. Võtsid 52 miljonit. Praegu lainavad Ameerikasse tegid Wall Streetil on esimese flash mob publicity stati. Räägida, mille peale kulub startup-i raha selle perioodis? Jah, no see alguses tahad selle kõik nagu R&D-sse, research and development, see olema, mida sa teed. IT-startupi siis iseenesest R&D maksumus on hästi väike. Võrreldes nagu võtad ettevõtte, nagu eduka ettevõtte pikka elutsüklit üsna väike. Samas, kui sa töötad mingit füüsilist jubinat välja, siis see research and development ja kuhu selle asjad nagu käima saamine, tegema kasvatada, see ütleb palju rohkem aega. Tarkvaras sa saad lihtsalt käsu kiirelt teha. Et alguses see raha kulub peamiselt selle asja tootmisesse. Sellest hetkest tuleb A-ring. A-ringist alates muutub see ettevõtte siis põhimõtteliselt tavaliselt marketingi ettevõtteks. Et siis hakkab müük, siis hakkab turundus ja siis läheb siuke popularistamine lahti, et 80% kindlasti ma olen Transferwise täna kõik läheb marketingi alla enamusest rahast. Sest mõtle ise, kui sa pead teema teise riiki, siis sa pead sinna saatma müügimehed. Müügimehed hakkavad sulle kuluarvande tõstma. Ööpäevas kuskil hotellis on ja söövad kuskil midagi. Sa pead neile maksma rohkem, sellepärast nad töötavad teises riigis. Eesti mõistes mõtled ise Eesti, kui sa võrdled Eestit näiteks Inglismaa või Ameerika või mis iganes, siis kui keegi inimene palkad sealt kellegi või seal võtad kellegi tööle, sa pead palju rohkem palka maksma. Et need asjad nagu kumuleeruvad nii massiivselt. Sellepärast kõik Eesti ongi hea IT-startupi mega,
et kui sul maailma kontekstis vaatad, siis see kvaliteedi versus töö kulu suhe on Eestis väga hea. Seepärast kõik küünenaagelid ja muud ettevõtted loovad siia IT-keskusid. Aga olgu, rohkem küsimusi ei ole, siis ma võtaks otsad kokku. Aitäh kõigile teistele ja kohtume siis juba järgmisel seminaril, mis on 2 nädala pärast, 17. märtsil kella 5. Olge kindlasti kohal ja täpsemalt infot saate juba